Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikul, käes on 17. augusti umbes kell 11, mis tähendab, et digitund on eetris tehnoloogia uudiste ja kommentaaridega. Mina olen Hans Lõugas, kaassaatjuht Henrik Roonemaa ja meil on külastana ka Madis Plooman Elisast, kellega me räägime sellest, et Eesti saab nüüd kohe paari päeva jooksul sellise mobiilrakenduse, mis aitab järgi hoida, et ega me ei ole juhuslikult kokku sattunud mõne koroonaviirusega nakatunuga. Eelmise nädala jooksul lahvatas maailmas väidetavalt mõnede inimeste arvates viimase aastakümne suurim tehnoloogiaskandaal, näeb, aga Apple on sattunud tülli suurte mängutegijatega ja nüüd on nad otsapidi lausa kohtus ja küsimus on tegelikult väga suur osa Apple'i rahalisest tulevikust. Me vaatame sellele otsa. Facebook on samal ajal hakanud väga otse ja avalikult niitidega kokku siduma oma täiesti erinevaid äppe, kes ei tea, siis kasutad ühe käega Instagrami ja teise käega Messengeri, aga kõik on samas kohas koos. Ja varsti paljud inimesed lähevad kooli või ülikooli, tagasi kooli või esimest korda kooli. Ja me teeme sel puhul väikese ülevaate, kuidas tehnoloogiliselt kooli minna, mis tuleks kaasa võtta ja näiteks millist mobiilipaketti peaks lapsele hankima ja üldse perele ja kuidas see asi üldse tänapäeval käib ja anname ka soovitusi telefonide ja võib-olla muude seadmete osas ka. Nii et jääge kuuldele. Digitund. Hakkame siis saatega peale ja räägime sellest, mis juhtub Eestis paari päeva pärast. 20. augustil, kui Eestis on iseseisvuse taastamise aastapäev, siis peaks välja tulema Eesti oma koroona-äpp. Nimega Hoia. Hoia, siis saab hoida tervist, ma loodan, mitte midagi halvemat. No sotsiaalset distantsi äkki pigem. Võib ka see olla. Jah, see on tegelikult õige märkus, sellepärast, et mis selle Hoia mõte on, kes ei ole nüüd väga tähelepanelikult jälginud seda koroona-äppide arengut maailmas, siis kevadel juba tuldi selle peale, nutikad teadlased ja arendajad, et kui meil kõigil on taskus telefonid, siis nad võiksid ära märgata, kui läheduse mõni teine telefon ja kui me suudaksime luua süsteemi, mis siis tuvastab, et see telefon kuulub näiteks viirusega nakatunud inimesele ja see mitte, siis me saaks luua sellise varajase hoiatuse süsteemi. Ja põhimõtteliselt niimoodi peaks toimima hakkama Eesti oma koroona-äpp. Et kui keegi on saanud Terviseameti teate, et ta on siis viirusega nakatunu, saab tema telefoni sellise unikaalse koodi ja seda koodi üle Bluetoothi suunatakse kõigile teistele telefonidele, mis on läheduses, kus on see sama äpp sees. Ja need teised inimesed, kes linnas näiteks kõnnivad või bussis või kohvikus, nende telefonid peaks siis registreerima, et ahaa, juba 15 minutit on minule kiiranud kuskilt lähedusest üks kood, et see inimene on nakatunud. Vabandust, ma täpsustan. Kood on temale minu telefoni tulnud, aga alles pärast, võib-olla 24 tunni jooksul saama teate, et see kood, mis minu telefoni jõudis, et ma olin kontaktis selle inimesega, see kuulub siis inimesele, kes on nakatunud. Mõtlesin, ma hakkan nüüd vaidlema sinuga, et nagu ei ole küll nii, nagu sa nii praegu rääkisid. Et ta pigem on ikkagi teistmoodi. Ta peaks töötama ikkagi niimoodi, et sa käid ringi, nagu meie siin istume kolmekesi koos, eks ju, nüüd ta registreerib ära, et me oleme koos siin, need 3 koodi on omavahel koos rohkem kui 15 minutit. Nii, ja kui nüüd sina peaksid saama positiivse diagnoosi, mis saab kinnituse omakorda siis kus see siis on patsiendi digiloost või ühesõnaga, et siis kui päriselt on sul ka nagu meditsiiniliselt see diagnoos olemas, siis sa homme saad teate, et sa oled kusagil olnud kontaktis. Eile. Jah, homme sa teate, et eile olid, eks ole, kusagil. Kusagil olid kontaktis või ühesõnaga isegi sa ei pruugi saada homme seda kontakti, vaid siis, kui see, kes saab diagnoosi, läheb testima ja omakorda tema saab homme siis teada ja siis ta vajutab seda nuppu ja nupust läheb teada nüüd sulle, et sa oled olnud X arv nagu päevi tagasi kellegagi kontaktis, aga sa ei saa teada seda, et see oli siin stuudios või mis kell või mitte midagi ei saa selle kohta teada, eks ju. Mis tegelikult on hea, sest et ei pane nii-öelda kahtlustavalt ringi vaatama, mõtlema, et kes neist täpselt oli. Kolleegidest, kellega ma tööl istusin juures, et kes see pagan oli. Vaid ma lihtsalt tean, et ma olen olnud läheduses kuskil kellegiga, kes on nüüd saanud positiivse testi. Aga mis ma siis teen?
siis ma saan kohe teada, et ma ei lähe mitte kuhugi. Täpselt, jälgid, et sa ei puutuks kellegi kokku, et see oli, ma arvan, et see oli äkki aprillis, siis kui kogu see diskussioon algas ja päris alguses oli ta ikkagi nagu väga sinna valele poole kaldu, et hakkamegi inimesi reaalajas jälitama ja vaatame, kes kellele kui lähedal on ja keegi hakkab kuskil kiirgama, aga ma arvan, et see lõplik lahendus, kuhu jõuti, on ju päris inimlik. Aga ma ei saa päris täpselt aru, et see on iseenesest nagu väga mõistlikult ühest küljest nagu korraldatud, et sul on see äpp, registreerid sinna ära, käid ringi ja nüüd, kui sa ise jääd haigeks, siis seal äpis on nupp, et jäin haigeks, vajutad seda nuppu ja siis vist luuakse mingi link selle sama patsiendi portaaliga, et ühesõnaga, et äpp kinnitab üle, et sa ei tee lolli nalja. Et siis logitakse sinna sisse, sul on diagnoos, on ju, ja siis äpp ütleb, et hakkab siis laiali saatma seda infot. Nendele, kes siis on olnud kes on sinu lähedal olnud, jah. Miks see vahesamm seal vahel on, et miks ei võiks patsiendi portaal siis pushida seda infot sinna äppi? Sest et sinul kui indiviidil on õigus otsustada, kas sa tahad teavitada või mitte. Ehk siis see vastutus jääb alati sellele inimesele, kes diagnoosi saab, mis on tegelikult suures pildis on ju õige ju. Ma ei, vaat see on selline huvitav, ma arvan, et see on puhas selline filosoofiline koht siin, et minu arvates ei oleks ka midagi lahti, kui see, et ma saaks aru, kui seda linki ei looda üldse, eks ole, sest siis ka ei sellele äpile ega riigile ega mitte kellelgi ei ole võimalik kokku viia seda minu juhuslikku unikaalset mingit koodi, mis äpp mulle andis ja minu isikukoodi. Nüüd sel hetkel, kui ma jään haigeks, siis ma teen päringu sinna patsiendi infoportaali, eks ole, ja kusagil need 2 numbrit lingitakse ära. Et ma ei tea, riik või äpp või keegi saab teada, et minu isikukood võrdub see äpi kood. Nõus. Ja aga kuna see juba niikuinii juhtub. No riik ei saa praegusel hetkel vist teada. Aga keegi kuskil saab, ühesõnaga, et keegi kuskil saab, ma ei tea, on see äpp või keegi saab. Ja ma ei ütle, et see on inimene, aga vähemasti need numbrid viiakse kokku, on ju. Ja kuna see niikuinii juba juhtub, siis ma ei näeks ka suurt probleemi, kui see lihtsalt pushitaks nagu sealt digiloost. Aga see annab selle lisa nii-öelda kaalutlushetke. Tead, ma ikkagi ei usalda. Äkki tuleb mingi uudis välja, et äpp on vigane, keegi läheb, andmed lekivad, ühel hetkel ma saan otsustada, et automaatselt minu kohta ei saadeta kuhugi midagi. Ja teistpidi ma saan aru, et kui see oleks nii, nagu mina tahan, eks ole, siis peaks juba äppi installides põhimõtteliselt selle ära isikustama. Aga muidu see digilugu ei oska pushida mulle telefoni midagi. Eesti riigi andmete nagu kogu see filosoofia on ju see, et nagu inimene ise on oma andmete omanik, inimene ise otsustab, kes näeb, kes ei näe. Kui sa saad oma selle koroonatesti tulemuse, sa saad selle oma arsti eest ka ära peita ju. Et see on tehtud, sa ei pea oma perearstil isegi näitama seda, seal on nagu nupp, peida arsti eest ära, eks. Et ma arvan, et ta filosoofiliselt on ju ääretult õige, et nagu sina ise vastutad, et ta nagu rõhutab veel omakorda üle, et see äpp ei kaitse kedagi, inimesed ikkagi kaitsevad ennast üksteise eest. Muidugi huvitav on see, mis nüüd augustis juhtuma hakkab selle äpiga, sellepärast me saame ju aru, et sellest äpist ei ole mingit kasu. Kui seda kasutab võib-olla 1% või 10% telefoni omanikest. Siis on sellest 10% kasu. Jah, aga ma võin olla kontaktis nii palju, kui ma olen kontaktis. Sa ei näinud neid videosid, et iga see dominokivikeste kukkumise realt vahelt ära võetud dominokivike on kasu. See maksimum, mis see reach eesti keeles siis on, maksimum ulatus, kuna see võib olema teatud nagu vanusega telefon või piisavalt uus telefon, et üldse selline funktsioon seal töötaks, siis Sotsiaalministeerium küsis seda siin paar kuud tagasi, et kui palju üldse selliseid telefone inimeste käes kasutuses on ja siis peast nüüd ütlen, et me jõudsime kuskile 60%-ni, et see maksimum üldse, kui kõik, kellel on telefon, millel on selline võimekus, seda kasutaksid, siis see maksimum oleks 60%. Ja vist kuskil sealt 30% alates algab juba selline päris hea nagu katvus või päris hea tulemus. No et midagi temast, ma ei tea, teeme siis stuudiohääletuse, et kas ja kes kavatseb selle endale siit meist 3 telefoni tõmmata? Mina võin käe püsti tõsta, ma kavatsen. Mailis ei tea veel. Ma pigem kaldun sinna pigem jahi poole, sellepärast, et minu arvates oli muljetavaldav seltskond see, kes seda arendas, et see ei ole, sorry, aga see ei ole riigi enda arendatud, see on ikkagi väga tehnoloogiliselt väga eeskujulik seltskond. Kelle tehtud see on? Vabatahtlike konsortsium oli ta vanasti, ma ei tea, mis see viimane info, seal kindlasti on kusagil see nimekiri olemas ka nendest tehnoloogiaettevõtetest, kes siis nagu pead kokku panid ja selle lõpuks ära tegid, et see ei ole üks ettevõte, see ei olnud mingisugune riigi hange selle tegemiseks. Et see on ikkagi nagu seltskond tehniliselt väga pädevaid inimesi, kes lihtsalt mõtlesid, et nüüd me teeme nagu Eesti riigile ja rahvale sellise lahenduse. Ja ma võin ette lugeda muide Iglu, Sotsiaalministeerium, Velvet, Mobilab, Icefire, Moon Cascade, Fob Solutions, Guard Time
Kybernetica, Fujitsu paistavad siit välja. Arendajad raske kahurvägi sisuliselt. Ja, et kõik on väga respekteeritud Eesti sellised disaini ja IT tehnoloogia ettevõtted. Ja nii palju ma ise vaatan ja tean, et nende väga suur südameasi on olnud, ütleme otse välja, andmete kaitsmine riigi eest. No kõige paremas mõttes, mitte halvas mõttes, aga kõige paremas mõttes, et ma arvan, ma pigem kaldun kah selle jahi poole. Jah, aga teeme siis meie siia pausi. 20. augustil saab seda siis alla laadida nii Androidile kui iOS-ile. Ja teeme meie väikse pausi ja siis sobivalt saamegi Apple'ist edasi rääkida. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja räägime eelmisel nädalal juhtunud sellisest loost, mis mõned peavad dramaatiliselt eepiliseks vahejuhtumiks. Mõned ütlevad, et see on äri nagu ikka. Nimelt maailma praegu kõige populaarsem mobiilimäng üldse ja mitte et mobiilimäng, üldse kõige populaarsem arvutimäng üldse, Fortnite, on siis jõudnud sellisesse etappi, et selle mängu arendaja Epic Games lasi välja uuenduse, millega telefonides saab mängus teha palju soodsamaid oste. No mäng ise on tasuta, aga selle mängu sees saab raha eest osta siis igasuguseid lisavõimalusi. Aga see uuendus oli selline, et neid ostes enam Epic Games ei maksa vahendustasu siis ei Apple'ile, kes nüüd õunatelefone pakub, ega Google'ile, kes pakub Androidi telefonide tarkvara. Ja selle peale siis mõlemad kaks suurt giganti mobiilimaailmas otsustasid selle Fortnite'i eemaldada oma telefonipoodidest, äpipoodidest. Ja sellest rullus lahti selline lugu, mis selle Epic Gamesi arvates on siis tõeline meie ajastu suurim võitlus üldse, sellise väikse kangelase võitlus suurte kurjade gigantide vastu, et võidelda õigluse eest, et iga äpi ja mängu arendaja saaks teenida õiglast tulu ja ükski tarbija ei peaks maksma üle ja mille vastu jällegi ütlevad siis Google ja Apple, et nemad on ehitanud sellise telefoni ja sellise tarkvara ja sellise poe, kus on mingid lihtsad reeglid ja nende lihtsad reeglid rikkudes ei tohi keegi seda midagi pakkuda. See oli mõnus tulevärk või see oli selline klassikaline, ma ütleks sõjaline provokatsioon, mida Epic tegi, et nad tõid siis välja selle oma Fortnite'i uuenduse nii Apple'i kui Google'i poes, mis oli täiesti ühemõtteliselt mõlema poe reeglite vastu. Kogu selle põhimõtte vastu, milleks see pood üldse olemas on. Täiesti sisuliselt nad lõid mingisuguse makse tagaukse sinna ja see on ühemõtteliselt keelatud ja nad teadsid seda ette. Nad teadsid, et sellest tuleb jama. Ja siis, kui jama tuli, ehk Apple ja Google viskasid nad oma poest välja, siis neil järgmisel hetkel kohe oli mõlema firma vastu sisse anda 65 lehekülje pikkune ülidetailne kohtuasi. Mida sa ei tee, eks ole, niimoodi poole tunniga et tuli mõte. Ja lausa turundusvideod põhimõtteliselt, kohtuasja turundusvideod. Kõik oli, et see oli selline orkestreeritud kampaania, mis nad tegid. Aga see mõte iseenesest on ju huvitav, mida see Epic tahab. Mäletame, et kui nad tulid oma Fortnite'iga Androidi peale, siis me oleme ise siin sama stuudios rääkinud, nad ei tulnud ju Google'i poodi. Nad tulid põhimõtteliselt, et kui sa tahad Fortnite'i mängida Androidi telefoni peal, siis sa pead installima selle niimoodi kõrvalt, mida Androidis saab teha, Apple'is ei saa teha. Ja see põhjus oli just see sama, et nad ei tahtnud maksta ei Google'ile ega hiljem siis ka Apple'ile neid vahendustasusid selle digitaalse nodi eest, mida see poes osta saab. Ja millalgi nad siis tekkisid sinna poodi, aga nüüd nad tahavad ei rohkem ega vähem kui näiteks seda, et Apple lubaks oma platvormile ka teisi äpipoode. Nad ei taha isegi seda vahendustasu väiksemaks rääkida, vaid nad ütlevad, et see on tarbija vaenulik, et Apple'i seal telefonides on ainult Apple'i äpipood ja teised ei saa teha. Ja see on, tegelikult kogu iPhone on sisuliselt selle peale üles ehitatud, et seal on üks Apple'i äpipood, kus siis Apple keelab ja käseb väidetavalt ja siiamaani ikkagi väga edukalt kontrollib kõik äpid üle, mis sinna lastakse ja tarbijatele see tähendab, et neil on üliturvaline tegelikult minna ja ükskõik mida sealt osta. Sest sa ei tunne seda arendajat, on ju, see arendaja võib olla jumal teab kus kohast pärit, jumal teab kes, aga sul on see turvatunne, et Apple on oma templi sinna peale pannud ja makse käib läbi Apple'i, et kui mul on mingi jama ja sina Hans tood näiteks mingi veidra mängu välja,
mina ei annaks sulle oma krediitkaardi numbrit, on ju. Ja võib-olla ma ei julgeks isegi sinu äppi alla laadida, sest ma ei tea, kes sa oled. Eks. Või tuleb keegi, ma ei tea, Alex Petrov ja ütleb, et mul on vahva äpp, et anna mulle oma krediitkaardi number. No ma ei annaks. Aga Apple'ile ma annaks. Ja Apple väidab, et kogu see iPhone ongi selle peale üles ehitatud. Ja nüüd tuleb üks Epic ja ütleb, et ei, aga et meie arvates peaks need äpipoode siin olema palju, et näiteks meie tahame teha. Ja suurtega see ju toimiks või isegi kui nad ei saa seda, vaid näiteks nad võitlevad välja selle, et okei, et need maksed ärgu käigu ainult läbi Apple'i, on ju, vaid et lubage mul ka seal äpi sees küsida inimeste krediitkaardi numbrit. Võib-olla nad võitlevad selle välja, siis Epiku puhul me enam-vähem saame neid usaldada, me teame, kes nad on. Aga kujuta ette, millise nagu ebaturvalise ukse see avaks, et kõik need pisikesed tundmatud arendajad saaksid hakata ju samamoodi tegema, et ega need reeglid siis ei kehti ju ainult ühele. Või kui Epic teeb oma äpipoe, et miks see sama hüpoteetiline härra Petrovi võiks oma äpipoodi teha siis? See on väga huvitav strateegiline käik tõesti, sest et see ei saa olla üks-üheselt see põhjus, miks nad tegid, ei ole meil praegu näha, on ju. Et see, et nad pakuvad järsku ongid oma makseid, see ei olnud nende eesmärk, sest nad teadsid, et see kohe keeratakse ära päeva pealt. Nad kaebasid kohtusse väga suurte selliste nõudmistega, see ei ole nende põhieesmärk, sest nad teavad, et see ei pruugi läbi minna, sest see on ebarealistlik, mis nad nõuavad. Või siis taandub see kõik ainult kohtuveskite jahvatamisse kuudeks ja aastateks ja see ainus eesmärk on siis saada nagu tähelepanu. Aga muidugi väga huvitav, kui me vaatame sinna taha, et kes on Epic Gamesi taga peale nende siis sellise kuidas öelda, legendi staatusesse tõusnud ettevõtte juht, kes omab enamikku sellest Tim Sweeney, seal kõrval on tagalt ju Hiina Tencent on peaaegu 50%-ga. Jah, peaaegu 50%-ga, kes on meil uudistes olnud siin mitu nädalat juba ka sellega, et võitlevad oma sellist pool majandus- ja poliitilist sõda USA ja Hiina vahel, et kuidas tahab Trump ära keelata nende äppe Ameerikas. Ja mis oli muide Epic Gamesi soov, et nad tahavad, et nende äpi kaudu oleks võimalik installida telefoni teisi äppe. Võib-olla näiteks TikToki, mis nüüd ära keelatakse. Või WeChati on ju. Et milline juhus asjade kokkulangevus. Selge on see, et väga lihtne on inimesi saada ühe lipu taha kaasa elama, kui sa ütled, et suur firma on liiga rikas, Apple ja Google on liiga rikkad ja nad peaksid võtma vähem vahendustasu mitte millegi eest. Nad ei tee mitte midagi. Ja niimoodi öeldes on ilmselge, et kõik on nõus Epicuga. Eriti kuna Epic on ju nii lahe firma, mis teeb ägedat mänge nagu Fortnite. Et nende selle kohta öeldakse Ameerikas hästi, et see ei ole nagu võitlus mitte siis kohtus, kus räägitakse seadust üle, vaid siis avaliku arvamuse kohtus. On ju. Et pigem on see võitlus siis sellises nii-öelda avaliku sees ja PR-i nimel. Ja selles on nad ikkagi väga-väga tugevad ja üks võimsamaid, üldse on see Epic kogu 2 aasta jooksul oma Fortnite'iga olnud erakordselt eeskujulik selline turunduses ja tähelepanu saamises. Aga näiteks meil võiks telefonis olla ka Elisa äpipood, kus müüakse nii, ma ei tea, äppe, filme, seriaale, kõiki. Täna ei ole ju sellist asja olemas. Ei ole ja ma arvan, et ei tule ka ja ei ole kindlasti mõistlik kellelgi enda krediitkaardi andmeid ei Vene taustaga ega Hiina taustaga ettevõtetele anda juba täpselt sellistel inimlikel põhjustel, et Apple ja Google küsivadki mingisuguse osa rahast, aga selle raha eest, mida nad teevad, kontrollivadki tausta ja ma tean ise seda, kui keeruline nende äpipoodi saada. Eks päriselt ka kontrollitakse, et see ei ole lihtsalt selline linnuke, et me teeme. Tehaksegi tööd päriselt ka. Jah, aga teistpidi on olemas ka ikkagi väga tugev argument selle kasuks, et iPhone, eriti Ameerikas, on nii suur, ta on nii olulise turujõuga, et väga paljudes ärivaldkondades sa ei saa tegelikult äri ajada, kui su äppi seal ei ole. Ja nüüd, kui Apple on väga paindumatu ja teatab, et 30% või mulle, või sa ei saa siia lihtsalt sisse, siis seal tekib tegelikult ikkagi selline arutluse koht minu arvates täitsa selgelt, et see ei ole ainult nagu ühe otsaga asi, et Amazoniga nad tegid kokkulepet, Amazoni raamatuid nüüd saab osta, aastaid ei saanud. Aga ta on mingis mõttes ikkagi infrastruktuuri äri, eks ju, kaasaegne infrastruktuuri äri ja ma ei tea, kas see on nüüd koht, kus nagu peab minema sellist loomulikult toimivat turumajandust nagu solkima, Üks asi on see, et kuna see äpipood on nii suur, siis puhtaliselt mahu mõttes neid äppe ja sisu on seal nii palju, mida Apple peab kontrollima või läbi laskma ja seal tekivad eksitused, seal tehakse kellegi liiga ja põhjused keelatakse ära.
selliste asjade puhul peab olema efektiivne mehhanism, et saada nii-öelda edasi kaevata see otsus. Jah, no ühesõnaga praegu olukord, praktilise infoga lõpetada, olukord on see, et Apple'i äpipoest ega Google'i äpipoest Fortnite'i ei leia. Google'isse saab selle endiselt niimoodi kõrvalt sokutada, Androidi, kes tahab, ja need äpid, mis on iPhone'idesse, need Fortnite'id, mis on praeguseks sinna tõmmatud, need toimivad edasi. Kulla hinnaga telefonid. Kulla hinnaga telefonid, meie Fortnite'iga iPhone. Aga me teeme siia pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja lubasime nüüd natukene rääkida sellest, mis hakkab juhtuma 2 nädala pärast. Tuleb september, tuleb kool, inimestel tekib kooli minnes, ükskõik mis vanuses, selline vastumandamatu tung, vaadata üle, et kas mu tehnika on valmis selleks, et ma võin nüüd puhkamise lõpetada ja hakata tööd tegema. Ja ükskõik, kas minna esimesse klassi või esimesel kursusel ülikoolis. Aga kui me räägime pigem praegu sellisest nooremast koolieast, siis mõtlesime, et kui Mailis on täna stuudios, siis talt on võib-olla hea küsida paar lihtsat küsimust, millele vastused võib-olla keerulised selles osas, et kuidas ennast valmistuda ette kooliks nii tehnika mõttes, aga ka selles mõttes, et milliseid teenuseid mul on vaja ja milliseid teenuseid ma peaks võtma. Ja võib-olla loogiline oleks alustada siin, ma ei tea, mis sa arvad, Henrik, äkki kõigepealt nendest seadmetest, mida meil vaja on ja siis mõelda välja, et mis paketid, mis teenused sinna seadmete peale võtta. Jah, no siin mõned saated tagasi me vastasime ühe kuulaja küsimusele, et millist telefoni osta, aga me võime selle täitsa vabasti üle käia. Vahepeal on ilmunud müügile, ma tahaks alustada oma lemmiktelefonist, mida pole isegi käes hoidnud ja Mailis juba pööritab silmi. See OnePlus Nord. Seletage mulle ära, miks 399 € maksev OnePlus Nord ei oleks nagu, minu arvates see on täna kõige mõistlikum telefon, mida kõige mõistlikum telefon Hendrikule või kõige mõistlikum telefon sellele lapsele, kes kooli läheb? Kui 399 mahub eelarvesse, siis ükskõik kellele. Kui 399 ei mahu eelarvest, siis me räägime mingitest teistest telefonidest kindlasti. Aga tal sisuliselt on tegemist ikka uskumatult hea telefoniga selle hinna eest. Ma alustan siis tagantpoolt, sa küsisid, et miks seda keegi pole käes hoidnud. Mingil põhjusel OnePlus on teinud tingimused selliseks, et üsna keeruline või ebaatraktiivne on seda siia regiooni saada. Mis see põhjus on, miks nad nagu meid nii väga fookuses hetkel ei hoia, kas neil on endal mingisugused mured, valmistuvad nad juba järgmise mudeli tootmiseks ja pigem selleks ma isegi ei tea, ma ei hakka isegi spekuleerima, aga oli kaalumisel, aga väga-väga keerulised olid need tingimused, et seda siia saada. Ja temaga on huvitavad lood, sest et näiteks Telias on olemas, aga mõnes üksikus kohas Eestis ja mitte näiteks Tallinnas, mõnes väiksemas esinduses on olemas. Mis jällegi viitab sellele, et neil oli võimalik, või nad ostsid mingisuguse väikese koguse, jagasid üle Eesti laiali ja nii ta on, eks ju. Et hetkel tundub jah, et nagu OnePlusi enda fookus on kusagil mujal ja millegi pärast, ma ei oska öelda, kas mõnel teisel regioonil või mingisuguse teise mudeli jaoks ettevalmistumisel. Aga ma ei tea, mina isegi ei valiks teda nagu sinna valikusse, et kui me seadmetest pihta hakkame. Me võiks nüüd ära otsustada, et kas me hakkame liigume mööda vanust või me liigume mööda Hendriku eelistusi. Mööda vanust liigume, siis ma hakkaks pigem nagu sellest pihta, et viimased paar aastat need lapsed, kes on kas lasteaia viimases rühmas või tihti ka need lapsed, kes lähevad esimesse klassi, aga elavad piisavalt lähedal oma kodudele, et käia jala, nende esimene seade on nutikell hoopis. Et see on olnud julgelt selline viimased 2 aastat kõige populaarsem vanik. Sa mõtled nüüd selle SIM-kaardiga kella või lihtsalt? SIM-kaardiga kell, millega saab helistada ja kuhu saab helistada. Ja, just. Miks? Sellepärast, et see ei kao ära. Ta ei lähe katki. Nendest väga paljud on veekindlad. Mina lapsevanemana näen, kus ta on. Ta saab helistada ainult mulle ja mina, ütleme siis sinna kella peale saab piirata nende numbrite arvu, kes sinna helistama peavad, selle saab tundide ajaks nagu vaikse peale panna eemalt, no ühesõnaga ta on täiesti juhitav, eks ju, et lasteaia viimane rühm või siis kooli esimene klass on väga paljudele lastele see üldse esimene valik. Kas selle Fortnite on peal? Vaat ja see oli isegi Fortnite ei ole. Sentimeeter korda sentimeeter ekraani peal. Ei ole vist. Ei ole, õnneks ei ole, jah. Ma arvan, see mängude arv on seal üldse nagu piiratud, mis on ka positiivne, no. Et ta ei ole nagu, ta ei tõmba ka tähelepanu mitte
mitte kuidagi nagu ära, eks ju. Et see telefon tuleb pärast seda. Aga telefoni soovitusega eriti lapsele siis arvatakse vahel, et ma teen nagu nalja, ma räägin ka aastast aastasse ühte sama juttu, aga telefoni peab lapsele kätte proovima, sest lapse käed on väikesed ja küsimus ei ole isegi nii palju selles ekraani diagonaalis, vaid küsimus on selles, et ka telefonide kaalujaotus ja materjalide kasutus on erinev. Ehk siis mina soovitaks lastel käes proovida. Mõni on ümaramate servadega, Samsungid tihtipeale on ümaramate servadega pigem kergemad, eks ju. Huawei'd näiteks tihtipeale on pigem natuke kandilisemate servadega, pigem veidi raskemad. OnePlus näiteks, kui see OnePlusi teid on üsna raske telefon. Et see ei ole nagu negatiivne, mõnele see väga-väga sobib, eks ju. Lapse taskud on väiksemad juba, et juba sellistest asjadest hakkab pihta, et mis hästi käes püsib. Sony oli väga armastatud sellepärast, et ta oli pigem kitsam. Ja ka hästi pikk. Jah, ka hästi pikk, eks ju, mis tähendas seda, et tal oli nagu kaaned peavad olema ümber, kõigil peaks muidugi kaaned ümber olema, aga see käes proovimine eriti lapse puhul, et see on ääretult oluline. Aga need kellad maksavad seal 10 eurodes vist on need hinnad või? Mäletad sa peast? No, võt seda 10 eurodes Hiinast tellitud jama ma ei soovita, sest sa ikkagi tahad saada oma lapse asukoha teada nagu linnatäpsusega on ju vähemalt. Et ta ei näita, et ta sul Paides on, kui sa ise oled Tallinnas. Ja ei taha, et keegi teine ka samal ajal vaataks üle Euroopa kuskilt. Jah, pigem nagu need mudelid, mida me ka võrgus nagu rohkem näeme, et nad jäävad ikka selline 100 üles alla. Midagi sinna kanti. Aga missugune SIM-kaart sinna sisse nüüd käib või mis teenused? Kas see on sama SIM-kaart, mis telefoni käib, kus on kõned, sõnumid, andmeside? Jah, täiesti tavaline SIM-kaart käib sinna sisse. Meie müüme teda nagu põniradari teenusena terve komplektina, eks ju, aga kui ise sinna osta kell eraldi ja see SIM sinna sisse panna, siis täiesti tavaline ja tihtipeale nad on siis 2G, 3G võrgus. Et ei ole vaja kiiret andmesidet seal sees ilmselt, sest seal ei ole ju mingit... Ei, tal on andmesidet tavaliselt, andmesidet natukene peab olema, sellepärast, et ta edastab infot üle GPS-i, eks ju, et ta mitte ei positsioneeri, ta ei tee seda mobiilset positsioneerimist, vaid et ta GPS-iga jälgib seda, kus kohas sul laps on ja sellepärast ma ütlengi, et tasub nagu veidi kallim, et ma kunagi, Hendrik, kas mitte sinuga ei testinud läbi neid odavaid Hiina kellasid ka ja siis ikkagi oli natukene see probleem, et ikkagi ikka ta positsioneeris mobiilivõrgu järgi, aga need GPS-ist sul on vähe kasu, kui laps istub kuskil majas sees, et siis sa ei saa korrust teada, ei saa teada, millisel korrusel ta parajasti on, aga sa saad nagu ikkagi asukoha, umbes kas ta on koolis või kodus või ja seda küll, jah. Minul oli nende käekelladega peamine probleem osutus hoopis selleks, et laps ei kuulnud eriti väljas. Kui keegi helistas või siis kui ta mulle midagi rääkis, on ju, siis, või kui mina talle rääkisin, siis ta lihtsalt ei kuulnud. Et ma seda teie põnniradarit ei ole proovinud, aga need mõnekümne eurosed hiinlased, muidu töötas kõik väga hästi, aga just see kuulmise asi, hallo, mida, ma ei kuule, mis sa ütlesid? See käis nagu kogu aeg. Okei, ma isegi seda ei ole nagu klientide poolt võib-olla kallimatel on äkki paremat kõlarid. Aga ma ütlen, et ega see peamine funktsioon, ega see helistamine ongi seal nagu natukene teisejärguline, see pigem on see, et nagu sina tead, kus laps on, eks ju, ja sa saad seda jälgida ja kui tõesti on vaja, siis saab helistada. Aga telefoni mudeleid ka siis või? Meil nendest odavatest Samsungitest, ütleme nii-öelda odavatest, me ju rääkisime, et praktiliselt kogu Samsungi A-seeria on okei. Jah. Hind suurus lihtsalt on see, mis loeb. Ega neil muidu nüüd hirmsat vahet seal ju ei ole. Ei, ma olen täiesti nõus. Ja ikkagi ma tuleks oma OnePlus juurde tagasi. Suur ekraan, mängimiseks sobib, kõik kaamerad on väga head aga väiksele lapsele ei ole mõtet seda lihtsalt osta. Ei, sõltub jälle lapsest, eks ju, et mida ta selle telefoniga tegema peab. Selle suure ekraaniga lihtsalt on see häda, et mida suurem on ekraan ja kui telefon on veel õhukene ka, siis see ekraan on väga kapriisne. Ehk siis on suurem oht, et ta ära paindub, on suurem oht, et ta katki lihtsalt läheb, et sellepärast peab natuke vaatama. Aga ega muud ju, me hakkame juba jõudma eksootilisemate soovituste juurde, et kui me küsime, et ma tean, et Nokial on midagi ja igasugused asjad, aga... No tehniliselt Xiaomi ja... Jah, seal on ka veel midagi, et ütleme, kui Samsung A-seeriat, ma ei tea, ei taha või rahakott ei vea välja, et siis saab minna, sul oli Hans mingi odav lemmik. Ma ei mäleta. Üks oli Xiaomi ja Redmi, vist on päris hea hinnakvaliteedi suhe. Aga... Huawei Y-seeria, kus on veel, eriti need, kus on veel Google'i tugi olemas, jah. Kus ta veel on? Kus ta veel on? 2019 aasta mudeleid tuleb osta veel. Ja kui sa tegelikult Hendrik räägid 400 eurosest OnePlusi mudelist, siis on viisakas ja vajalik sinna kõrvale ka öelda, et ütleme, kui kogu pere on Apple'i ökosüsteemis. Ja, ma just tahtsin seda sama öelda. Siis tuleb minna osta iPhone SE lapse. iPhone SE on natuke 400 eurot, 450, 60, midagi sellist ja see on väga uus ja väga
tasemel telefon peaaegu, see iPhone SE. Et me ei ole mingisugune aastaid vana mudel. Ja samas, kui peres keegi ei ole iPhone'i peal, siis läheb jamaks natukene. Et teine asi, mida jälgida eriti laste puhul on see, et kasutatud seadmetega pigem mitte. Just sellepärast, et eriti kui ta on tarkvara pooles selline mudel, mis enam uuendusi ei saa, siis need samad mängud, kooli jaoks vajalikud rakendused, nad ei saa uuendusi, mis tähendab seda, et temast ei ole kasu. Et vanaemale, vanaisale selline kasutatud seade anda esimeseks nutiseadmeks on väga okei. Aga mitte lastele, et seda tihtipeale nagu ei osata selle peale mõelda. Ja no tänaste uudiste valguses muidugi lapsele iPhone'i Fortnite'i sinna ju ei saa, Androidi vähemasti kuidagi sa saata. Me räägime kooli minekus, see ilmselt ei ole nagu kõige olulisem argument. Mine tea. Ma küll julgeks praegu eriarvamusele jääda. Kas ta nüüd päris kõige olulisem on, aga number 2 võib jätta rahaga võtka üle jõuludeks, kui tulevad uued mängukonsoolid. Jaa, aga muide see on teine selline pop-trend, et alguses ongi esimene poolaasta kooli mineval lapsel on kell ja jõuluvana toob esimese sellise päris telefoni, et oleks uusi asju, millega harjuda nagu jupikaupa, et nagu kooliminek on niigi, kõigile on uusi. Võib-olla see on hea tähelepanu, et lõpetada, et ei maksa kohe alguses panna kogu kahurivärk nagu tööle, et samm-sammult, eks. Laps peab 3 kilo laadijaid kaasa vedama iga päev. Aga me läheme siis selle pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi. Me olime rääkimas sellest, et võiks osta, kes tahab, siis osta sügiseks kooli ajaks uus ja hea seade, mis ei pea kohe olema siis kõige võimsam seade üleüldse, aga järk-järgult, et aidata sellel seadme värskele omanikul harjuda uue tehnoloogiaga. No me tegelikult võiks ju korraks mainida ka seda, et mis teenused sinna peale võtta. Kas siin on üldse midagi tegelikult rääkida või me mõtleme üle, et meil on vaja SIM-kaarti, kus helistamine on tänapäeval standard, piiramatud kõned, igal operaatoril on paketis sõnumeid, vist veel saadetakse tavalisi sõnumeid, aga põhiline on see, et andmeside peab olema. Jah, mobiilne andmeside, et kas teil on olemas mingi selline, ma ei tea, laste pakett või midagi sellist? No vaata, mis me eelmise saatelõigu rääkisime, et mida sellega tehakse, kasutatakse interneti, aga see laste interneti kasutamine ei ole kuidagi teistsugune võrreldes vanemate interneti kasutamisega, tihtipeale on ta intensiivsem isegi. No see sõltub natuke sellest vanusest ka, on ju. Aga ma tahaks pigem sellest alustada, et veel 5-6 aastat tagasi oli selline, või kohtas sellist hoiakut, et mis ta ikka seda interneti pole vaja, ega ta sellega midagi mõistlikku ei tee, ei pea tal see interneti igal pool olema. Et ma tahaks südamele panna, et mobiilne internet võiks nüüd kindlasti olla asi, mis selles lapse esimeses telefonis on olemas, et ma võrdleks tänapäeval neid avalikke wifi punkte, tõmbaks nagu väga ühese paralleeli avaliku WC-ga. Et kui väga on vaja, siis võib kasutada, me kõik kasutame, kui tõesti väga on vaja, on ju. Aga see, kodus on ikka parem. ja see ei ole see, mille peale üles ehitada siis nagu kogu elu, eks ju, et avalike WC-sid ka ju puhastatakse ja hoolitsetakse nende eest, on ju, aga sa ei saa olla kindel, kes on seal sinuga koos. See hügieen pole see võib-olla. Ja küberhügieen on asi, mille peale lisaks hügieenile lihtsalt minu arvates on vähemalt sama oluline see, et nende avalike wifi-de peale sa ei saa kindel olla. Sa lepid lapsega kokku, on ju, et ma ei tea, et saada mulle mingi mis iganes sõnum või et tee seda siis, kui sul on tunnid läbi ja see wifi on täis või maha kukkunud või ta ei saa sinna ühendust või see on 100 jama alati. Pahatahtlikku, või ütleme siis, ma mõtlen, et need, kes on nagu meie vanused, need mäletavad sellist asja nagu unaraksus käimine, on ju. Tõmbame paralleeli, see ei ole nagu vargus, eks ju, ja seda ei tehta nagu sellepärast, et sa oled pätt ja kaabakas, see lihtsalt on siuke just for fun, on ju, siis tänapäeval nendes avalikes wifi võrkudes need veidi vanemad nutikad tegelased oskavad üsna palju ka pahandust teha selle seadmega, et see on esimene asi, mille peal küberhügieen üldiselt, mis võiks juba tänapäeval nagu kaasas käia, et alustame sellest, et ära jaga oma telefoni mingi võõraste võrkudega, võõraste kontodega, kasuta oma telefoni ise ja see, mis sa ütled, miks seda vaja on, asi ei ole ju ainult mul tunne selline, et esmareaktsioon on vanematel, et sealt vaatab videost ja mängib ainult, et see on, püüame piiri panna, tegelikult vaatab laps Google Mapsist mingit bussiaegu. Üks asi on bussiaega, ma tooks täpselt sellise näite, et nagu kui kellel on lapsed, kes ei käi jala kooli, tulevad näiteks bussiga, siis ja ta peab kooli minema näiteks pimedal ajal või sealt ära tulema, hämaral ajal, siis kui sa oled nagu 7 või 8 aastane ja sa lähed vale bussi peale või sa tuled vales bussipeatuses maha, siis see on see hetk, kus sa ka telefoni teel juhendad teda, et kuule,
saada mulle asukoht, ma juhendan sind. Või siis, kui ta on nii palju nutikas, et oskab sealt ise ära minna. Et need on sellised nagu, ilma naljata, mitte päris elu päästvad hetked, aga vaimselt ikkagi sellised hetked, kus lapsel on tõesti sellest kasu. No aga siis vaatab see lapsevanem, et võtan selle, mis see kõige väiksemad paketid on operaatoritel 250 megabaiti kuus ja sellest ju piisab. No ma ütleks, et selline keskmine seade, ta jääb täna kuskil 3 ja 5 giga vahele keskmine tarbimine. Ja see ei ole jälle see, et laps ohjeldamatult YouTube'i videosid vaata, siis me räägime 10-20 gigadest. Aga pigem see 3 ja 5 vahele jääb see, et su telefon uuendab oma äppe, uuendab tarkvara ja sa saad nagu normaalselt hallata kogu liiklust, ükskõik mis, ma ei tea, sõnumi platvormi kaudu, siis on see siis, ma ei tea, Facebook Messenger näiteks või vahet ei ole neid, millist nagu seda tarkvara selle jaoks kasutada. Et Google'i kasutajatel või Androidi kasutajatel Family Link kindlasti nagu väga nutikas asi. Find My Phone sisse aga puht paketi poolest ma olen ise, minu mingi osa, mingi loogika minus ütleb, et me oleme pere, eks ole, et meil võiks tegelikult olla üks pott kõike, ka neid gigabaite, eks ole, mida me jagame siis. Ja et ma ostan neid mitte endale ja abikaasale ja lapsele ja teisele lapsele, vaid ma ostan perele. Aga et esiteks, kas nii saab, aga teiseks palju neid peresid on, kus kõigil on ikkagi oma nimel need lepingud ja nad ise ostavad. Ma arvan, et valdavalt see on ikka tööandjaga kuidagi seotud. Või ei ole? nii palju hüpoteesi juba tuli, mis teele ei vasta. Minut on aega. Esiteks, ainult 10% inimestel maksab tööandja telefoni arveid. Tõsi või? Ja 90% inimestest kasutab telefoni eraisikuna. Aga ühe inimese nimel saab olla väga mitu erinevat paketti, ehk siis see ei tähenda tingimata seda, et te peate jagama seda, et mina jälle soovitaks mõelda selle peale nagu perele kingade ostmisele. Et sa ei osta ju kõikidele nagu keskmiselt 39 number kingi, millega siis nagu kõik peaks nagu hakkama saama, eks ju, nii pere kõige väiksemad kui pere kõige suuremad. See on küll väga imelik, aga mul ei ole aega suga vaidlema hakata. Ehk siis iga ühele peaks olema enda tarbimisele vastav lahendus ja need võivad olla ühe inimese nimel, aga nad ei pruugi. Et perepakett ei tähenda tänapäeval enam seda, et sul on nagu üks maht, mida kõigi vahel jagada ja siis on pereisa ei saa tööasju teha, kui laps kogemata Fortnite'is nagu natukene üle piiri läks, eks ju. Et pigem ikkagi igale ühele tema vajadustele vastavalt ja siis nüüd tuleb paika mängida vastavalt sellele, et mida kellelgi vaja. Okei, et igale ühele on ikkagi mingi oma, et sellist suurt perepotti ei ole mõtet võtta. Pigem mitte, pigem ei soovitaks. Olgu, aga me võiksime veel rääkida, aga meie aeg ütleb, et saade tuleb ära lõpetada. Aitäh kõigile kuulajatele, head algavat kooliaastat kõigile, kuhu on veel õnneks paar nädalat aega ja meiega kohtute nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.